Koolilõpuüritused algavad meil siis praktiliselt juba järgmisel nädalal ning siit paar nädalat edasi peavadki noored inimesed ja nende vanemad ka hakkama mõtlema selle peale, millist teed edasi minna, millist eriala endale valida. Täna tahaks koolilõpetajate teema üles võtta võib-olla natukene sellist erilisest vaatevinklist, sellepärast et siin ja seal on liikumas arvamus, et meie noor põlvkond on selline lumehelbekeste põlvkond, kes on hästi solvuvad ja kes niisuguse praktilise tööga nagu ei saa hästi hakkama. Tulime Tallinna Ehituskooli, et nende arvamust uurida. Liia, sa oled aastaid õpilastega tegelenud ja milline mulje sul siin ehituskoolis on jäänud? Kas tõepoolest need lumehelbekesed on olemas? No tõenäoliselt nad on, ainult iseasi, et kas nad tõesti nüüd sellised lumehelbekesed on, kes sulama hakkavad, kui kooliaasta algab või lõpeb, et ikkagi ehituskooli jõuavad peamiselt sellised õpilased, kes on juba mõelnud, mida nad tahaksid, võib-olla mõned ka alguses katsetavad, et milline eriala neile sobiks, aga ikkagi lumehelbeke ei valmista endale kiigtooli või kappi ja iganes ise, et selleks peab ikka olema natukene mehisemat olemist nii tüdrukus kui poisis. Kui suurte oskustega on üks noor inimene, kui ta teeks ehituskooli kõik võimalikud õpiliinid läbi? No ma arvan, et õpilane, kes meie koolis kõik erialad ära õpiks, oskaks teha oma maja vundamendist katuseni, lisaks siseviimistluse, elektritööd ja mööbli ka sisse, nii pehme mööbli kui puidust mööbli, kapid, toolid, taburetid, kui ka restaureerida vana kena mööblit. Seinast seina kõik asjad olemas. Vabariigi aastapäev 100, kuidas teie koolil läks? Me ragistasime ajusid, et mida vabariigile kinkida ja leidsime, et meie erialade pinnalt võiks teha midagi vahvat laste heaks ja valmistasime SOS lasteküladele 100 tooli. Kevadel oli oskuste festival Noor meister ja koolid nagu võtavad omavahel just mõõtu sellel, kuidas siis läks, kuidas ehituskoolil läks? No nii nagu ka eelmistel aastatel, et ehituskooli õpilased on tõesti oma nime väärt, nad on väärt meistrid, seda näitavad ka head kohad noore meistri ja muudel võistlustel ja sel aastal kõik meie õpilased, kes välja läksid, tulid tagasi medaliga. Nii et 100% siis 100-st, nagu 5-5-st. Ja seal hulgas veel 4 kulda, nii et me oleme väga rahul oma tulemusega. Õppimine ehituskoolis ei tähenda ju ainult seda, et hommikust õhtuni harjutatakse ja õpitakse klassides töökodades. Jah, et kuna me praegult nagu sümboolselt olemegi siin jõusaalis, see näitab ise juba, et ehituseriala nõuab väga head tervist ja jõudu ja vastupidavust ja kõike. Noored on ju tegelikult spordilembesed ja teile meeldib vabadel hetkedel sporti teha, et kui eriala valida, siis miks mitte ka selle suunitlusega, et seal koolis on võimalik spordiga tegeleda? No see ikka, ma arvan, mõjub poistele alati siin, kui juttu oli neist lumehelbekestest, siis mina olen ikka väga skeptiline selle lumehelbekese jutu peale, et noortega on tihti nii, et kelleks me neid peame, need nad ka on. Et võtame, suhtume neisse tõsiselt kui tublidesse tulevastesse töölistesse ja noortesse inimestesse, siis tegelikult need nad ka on ja neist tulevad ka enamusest väga tublid inimesed. Need mehed, kes on siin jõusaalis ja võib-olla võrkpalliplatsil ja Järvemetsas jooksutuuri peal tugevamad, kõvemad vennad, need on ka seal õppetöökajas esilinnas. Ja ma ikkagi püüan sellest nagu kinni hoida ja alati õpilastele seda rääkida, et ma ei taha teie rühmajuhendaja käest kuulda seda juttu, et oi, seal, kus teised õppisid, olid sina trennis. Et ikkagi reeglina on ka minu sportlased, kes on käinud kuskil väljas või nad ikkagi saavad oma õppimisega enam-vähem hakkama. Isegi täna oli, kui siin autasustati siin paremaid gruppe siin õppeedukuselt, see, kes võitis ka kogu spordirühma ära, see oli ka õppeedukuselt teine näiteks koolis, nii et näed, et suurepärane isegi, jah.
ja lõpetuseks ma tahaksin toonitada üht mõtet, mis minule siin Tallinna Ehituskoolis on kõlama jäänud. Õpilase ja õpetaja suhe, see on partnerite suhe. Nad on nagu koosteelised, kes astuvad õlg õla kõrval 3 aastat, et siis edasi noor inimene saaks oma eluteel jätkata.